Tere! Tegite õppevideo lahti, mis õpetab, kuidas Zoom rakenduse abil saab liituda tundiga. Õpetaja tal eelnevalt kas tahvlisse või e-postile saatis linki või koodi ja parooli. Kui te vajutate lingi peale, siis ta pakub teile automaatselt rakendust alla laadida. Kui rakendus on alla laaditud, lihtsalt logige sisse. Kui teil on rakendus juba alla laetud ja te tahate kasutada variant koodi abil, siis vajutage Join a Meeting. Siia panete numbrit ehk tundi ID, mida õpetaja on teil eelnevalt saatnud. Panete oma nimi. Ja kui soovite, et see nimi jääb ka meelde sellest arvutis, et järgmine kord seda mitte sisse toksida, siis panete linnukene ette. Pöörage tähelepanu, et tihtipeale, kui te nimi ei pane, siis lähete sisse oma mobiilseade nimega, näiteks Eva iPad või Eva iPhone või Huawei Eva ja nii edasi. Te võite välja lülitada video, kui te logite sisse. Hiljem võib seda sisse panna. Millal see on parem? Näiteks, kui te ei ole kindel, kuidas te välja näete ja võib-olla alguseks tahate tulla ilma kaamerata. Panete Join, õpetaja jagas teile ka koodi. Panete seda koodi ja vajutage Join Meeting. Vahest võib juhtuda, et teil palutakse oodata. See tähendab, et nüüd õpetaja võtab teid vastu, vaatab teie nimi, kas klapib, kas olete tema õppelane ja siis võtab teid vastu. Näiteks, praegu olete vastu võetud. Selline pilt tähendab, et te lähete sisse koos arvuti heliga. Pange jah, hiljem seda saaks muuta. Nüüd olete kenasti tundi sees. Pöörage tähelepanu, et te võite oma video alustada. Võite kinni panna. Täpselt sama mikrofon. Võite sisse panna, aga praegu tekib väike kaja ja kinni panna.